Minu nimi on Laura Kalle ja ma olen Ugala teatri näitleja ja Eesti Muusikateatri Akadeemia magistrant. Ja ma kirjutan parasjagu oma lõputööd värsdraama esitamisest. Pilgata ei saa! William Shakespeare kirjutas jambilises pentameetris. Mida see tähendab? Jamb ja trohheus on silbilisrõhulised värsi, süsteemid. Ja need on kaks kõige levinumat, mida te võib-olla juba teate, võib-olla mitte. Need on sellised, kus rõhuta ja rõhuline värsijalg vaheldumisi kahekaupa. Trohheus on eesti keelele omasem. Seal on esimesel silbil rõhuline ja teisel rõhuta. Näiteks jooksen, hüppan. Eesti keeles üldiselt langeb esimesele sõnapoolele rõhk. Näiteks Juhan Viidingu luuletus Istun jälle restoranis toolil on üsnagi läbivalt selline korralik trohheus. Esimesel poolel on alati rõhk ja teisel mitte. Ehk siis rõhuta, rõhuline, rõhuta, rõhuline, rõhuta. Mis sa sellest arvad? Tõsi, jah, see on täbar lugu küll. Võib-olla me peaksime tapmise lõpuks ikkagi välja jätma. Aga jamb on siis täpselt vastupidi. William Shakespeare kirjutas siis jambis. Näiteks ka Marie Underi tuntud Toomehelbed jätnud jumalaga ja Sirelite õitseaeg on käes, on siis kirjutatud jambis. Eesti keeles siis kasutatakse väga sageli seda, et alustatakse ühe silbilise sõnaga. Näiteks selles samas Marie Underi luuletuses alustatakse sõnaga ju, et siis saaks edasi liikuda rõhulisele silbile. Ja Shakespeare'il samamoodi, nii tema originaalis kui ka eestikeelsetes tõlgetes, mis on enamasti Georg Meri tõlkes, nii nagu ka Suve ja unenägu, on esimesel positsioonil rõhuta silp. Ja see teebki sellest jambilise värsisüsteemi. Ja mida tähendab see, et see on pentameeter? See tähendab lihtsalt seda, et ühele värsireale langeb 5 rõhulist ehk penta. Penta, mis siis tähendab 5. 5 rõhulist silpi. Ja rõhuta silpe võib siis olla omakorda kas 5 või 6, sõltub sellest, kas rida lõpeb rõhuta või rõhulise silbiga. Jätta moora naine! Jah, teed, kui kisuksid end lahti ja välja tuleksid, kui said tule. Loomulikult ei tähenda see, et mingisugune tekst on, siis jambilises pentameetris, ei tähenda seda, et seda peaks siis esitama nagu traktor. Rõhuta, rõhuline ja muud kui nõnda edasi rida rea haaval. Paremad esitajad ja paremad tõlkijad on suhtunud sellesse teksti niimoodi, et see on ikkagi oma voolavuses. Mõte ja sisu ja vorm on kõik väga tihedalt seotud. Ehk siis autor William Shakespeare ise ja ka tõlkija Georg Meri on seisnud hea selle eest, et see vorm aitaks ise mõtet liigendada. Ja selleks on mingisugused head nipid, mida teada, nii esitaja kui ka kuulaja poolest, mis aitavad siis sellest sisust paremini aru saada. Näiteks, kuidas liigub ja lõpeb üldsegi mõte? Kuhu langeb lauses oletame punkt? Kui lause lõpeb keset rida, siis on see vihje selleks, et uus mõte tuleb nii kiiresti, et pausi praktiliselt ei teki. Kui aga mõte lõpeb rea lõpus, siis võib sinna jätta ka pausi. Eriti, kui üks mõte on jagatud erinevate tegelaste vahel. Kui üks värsirida on jagatud erinevate tegelaste vahel, siis on teada, et see dialoog liigub väga kiiresti. Eriti näiteks, kui üks rida on jagatud mitu korda, nii et see näeb paberi peaaegu välja nagu trepikene. Ja pool nägu peab lõvi kaelaaugust välja paistma ja ta ise peab sealt kaudu rääkima või ütlema umbes nii või selles vaimus. Mu daamid või mu kaunid daamid, sooviksin väga või paluksin teid. Üks asi, mida tasub veel jälgida, on see, et kuidas nii autoril kui ka tõlkes on jaotatud siis rõhuta rõhuline silp. Ehk siis, kui me teame, et esimene silp ei ole rõhuta, niimoodi see jamb ju moodustubki, siis sellel kindlasti ei ole kõige tähtsam rõhk, kõige tähtsam mõte. Ehk siis ta annab meile nagu mõista, kuidas mõtet liigutada. Ehk siis see on ühtpidi nagu mõistatuse lahendamine. See on natukene nagu, kui sa tead mingisuguseid salasõnu või mingeid šifreid, siis on see kõik palju lihtsam. Samamoodi on üks asi, mida tasub tähele panna, see, et sageli
on kõige tähtsam sõna rea viimane. Ehk siis esitajana tuleb see näiteks väga kasuks. Ja ühtlasi aitab see kuulajal tähele panna, kuidas värsirida liigub. See annab selle teksti laulvusele ja esitamisele väga palju juurde. Muidugi ei tähenda see, ei ole see alati absoluutselt alati nii, sest muidu muutuks ka see tekst väga ühetooniliseks. Palju on erandeid, loomulikult nagu kõiges, aga reegel on siiski see. Muidu peaks keegi tulema kibuvitsa põõsa ja laternaga ja ütlema, et on tulnud kuupaiste isikut figureerima ehk kujutama. Kuid on veel teine asi. Siis on veel niisugune nipp nagu riimikasutus. Üldiselt Shakespeare'il ei lähe tingimata kõik read omavahel riimi. See ei ole tingimata riimiline luule nii-öelda. See ongi ka ju draamatekst. Aga ta annab meile märku sellega, et kui mõned read riimuvad, siis on tegemist iseäranis olulise kohaga. Eriti võib see olla näiteks niimoodi romantiliste stseenide puhul. Võib-olla teate, et Romeo ja Julia esimene kohtumine Romeo ja Julia näidendis moodustab omavahel mitte ainult riimilise, vaid ka täiusliku soneti. See tähendab seda, et ta tõstab selle kohtumise iseäranis tähtsale positsioonile kogu selle näidendi kontekstis. Ja nii on ka riimiga teistes olukordades, teistes Shakespeare'i näidendites. Kui kaks rida riimuvad, siis on järelikult seal midagi iseäranis tähtsat. Üks naljakas asi, mida veel tähele panna, on monoloogid. Ega ükski tekst tegelikult ju ei olegi oma loomult üksikkõne, sest et näitleja või tegelane räägib ikkagi kas publikuga või on ta siis dialoogis iseenda mõtetega. Ja ta ei tule lavale selle mõttega, ta hakkab nüüd esitama maailma kõige pikemat mõtet, vaid vastupidi, ta tahab öelda ühte asja, aga see mõte sütitab midagi muud ja ta ei saa mitte öelda järgmist mõtet ja ta võiks rääkima jäädagi, kui ei tuleks keegi teine tegelane, teda pidurdama või ta ei jõuaks mingisuguse elumuutva otsuseni näiteks, kuidas sooritada kättemaks või kuidas lahendada probleem. Ja niimoodi ongi väga ilus mööda seda värsirida vaadata, just nimelt tagasi tulles sellele, et kus mõte lõpeb, et kui see siis kuidagi väga voolavalt ilusti on esitatud, siis paremate esitajate puhul me saame aru ühtpidi sellest, kus algab ja lõpeb värsirida. Ja teiseks ei ole see ikkagi traktori kombel esitatud. Ehk siis see on väga kaunis ja rütmiline kooskõla.